Kohe vaatamegi, mis siis Kantar Emori uuringutest välja tuli, aga enne veel käisime ka ise tänaval küsimas, mis siis inimestele pähe tuleb, kui küsida neilt, millist ettevõtet soovitaksid nad sõbrale. Mulle kohe tuleb nagu Swedbank, jah, et olen kuulnud, et väga hea ettevõte, et üldse seal tööd teha ja mul on väga hea kogemus, et laenu võtmisega nende poolt. Tallinna Kaubamaja. See on väga toredad teenindajad, eriti laste osakonnas. Ma arvan, Tallink on selline kindel valik. Ma töötan Swiss Hotellis. Jah, hommikusöögikokk. Nii et soovitate sõbrale? Ja muidugi soovitan. Tulge kõik meile. Tallink. Sikke pikka aega olnud tegutsev. Tallinna lennujaam ilmselt. Ja miks? No ta on mõnus koht. Ja kuna ma reisin palju, siis ta meeldib mulle. Smalaidi näiteks. Ma just käisin hambaarsti juures, et võt seal võib väga hea klienditeenindus ja super professionaalsed spetsialistid. Kaera piima toodab jook, uus. Jook, see Y-ga. Okay. Ei meie Eesti oma, sest mulle väga maitseb see. Coop Pank. Ja miks? Sest ma töötan seal. Tulin energiakohvikust. Väga tore selline nostalgia õnguga koht. Sõin kanasuppi. Seda julgen küll sõpradele soovitada. Mis see on? Trükiteenus. Ma käin siin iga aasta, väga hea. Telia. Ja, miks? Ma ei tea, et mul on sealt leping ja telefon. Jumala normaalne. Midagi ei saa kurta. Olete rahul täitsa? Ja, täiega rahul. Kantar Emori soovitusindeksi uuringus anti kõrgeid hinnanguid näiteks raamatupoodidele, kinodele ja laevandusettevõtetele. Loomulikult on kõrgeks reitinguks vaja pakkuda ka midagi lisaks, mis kliendile meelde jääks. Me küsime vastajatelt ka avatud kommentaarina, et andke palun sellele ettevõttele ka tagasisidet ja need, kes saavad siis kõrge soovitusindeksi, seal on eelkõige siis välja toodud hea klienditeenindus, sobivad teenused, hea hinnatase, kõik selline, mis teeb inimesel sellise hea kogemus, et sa ütleksidki sõbrale näiteks, et seal on nii odav hind, mine sinna, mul oli seal erakordne teenindus, et need on need peamised asjad. Kõige populaarsemaks osutusid ettevõtetes Lux Express, Rahvaraamat ja Jet-Oil, aga esiviisikusse mahtusid ka erakliinikud Synlab ja Miliva. Lux Expressis on klientidele palju silma jäänud näiteks lustakas turundus, mille hulgas on osad nende bussijuhid TikTokis lausa staariks saanud. Mis sa vaatad? Tahad mängime maletsis? No mängime. Mille nimel me pingutame, on kõigepealt pardal toimuv teenindus. Me tegeleme oma bussijuhtidega ja õpetame neile väärtuste põhiselt seda teeninduskultuuri. Meie väärtusteks on külalislahkus, heaperemehelikkus ja hoolivus. Meil on mitmeid bussijuhte, kes ongi tõelised staarid, kellega tehakse pilte. Kõrgelt hinnatud Rahvaraamat aga tõmbab oma hubasuse ja koduse tunde pakkumisega. Kliendid hindavad meie sellist soojust, kodutunnet, sõbralikkust ja siis väga hinnatud on meie müüjad, kes tavaliselt on ise raamatufännid ja asjatundjad ja annavad mõnusat head nõu. Eks kui sa tuled poodi, siis sa tuled nagu koju. Et raamatumaailm iseenesest on ka põnev ja siis me tahame, et see pood oleks ka põnev. Et lisaks raamatutele, kui me siin mingeid muid tooteid pakume, siis need on kõik natukese muinasjutulised, sellised teistsugused põnevad, et siis see kombo kokku tekitab sellise mõnusa tunde inimesele. Kõige kõrgema keskmise soovitusindeksiga veebikeskkonnad on aga pankade, internetipangad ja apteekide e-poed. Madalaim keskmine on toidukauplust e-poodidel. Uuringus mõõdeti tänavu 79 ettevõtet ja selles osales 2151 Eesti elanikku vanuses 16–74 eluaastat.